Niisiis tahtsin alustada sellest, et see oht kõikide vabadusele ja vabale ühiskonnale ei ole lineaarne. Mulle tundub, et ei ole ühte selget põhjust, raske on otsida või leida süüdlast ja paraku mulle näib, et selle praeguse olukorra tekkel ei ole ka teaduslikus mõttes loogilist seletust. Ja seepärast ei saa olla ühtegi lihtsat vastust ka sellistele küsimustele, et kuidas inimõigusi selles praeguses maailmas kaitsta, kuidas hoida ausat demokraatlikku igaühe vabadust ja vastutust austavat ühiskonda ja mis kõige olulisem, kuidas õppida ajaloost ja vältida ajaloos tehtud vigu. Meie paneelis koos professor Dominique Régnier ja doktor Thilo Sarratsiniga, kes ma usun, et teist enamusele on tuntud, olete nende seisukohti lugenud, et koos nende kahe Euroopas väga tuntud arvamusavaldajaga katsume otsida nendele küsimustele vastust just arvamusvabaduse kontekstis. Korraldajad lubasid ka minul öelda mõned sissejuhatavad mõtted, nii et hea meelega kasutan selle võimaluse ära. Me nimelt kõik alustame kuni 10-minutilise sissejuhatusega, siis on mul palve mõnedele teie hulgast siin saalis vastata küsimusele, minu küsimusele, ja siis läheme juba paneeli aruteluga edasi. Aga niisiis minu sissejuhatavad mõtted. Minu meelest ründab seda praegust liberaalset demokraatiat või seda liberaalset demokraatiat, mille poole oleme püüelnud ja mis võib-olla on olnud ka mingitel aegadel veidi paremas vormis, kuid on täna kõige ohtlikumalt võimu saamisele suunatud populism. Mõnikord võivad seal taga olla tõesti mingid ideaalid, kehtestada mingi teistsugune ühiskonnakorraldus, ent vahel kasutatakse ilmselget populismi, ässitamist, hirmutamist, sildistamist, demagoogiat pelgalt selleks, et saada ise võimule. Kes tahab olla tähtis, kes ametiautot, kuidas keegi. Ja olukord paraku soodustab populismi laevukese peal võimu võtmist. Et esiteks on lihtne ära kasutada religioosseid äärmuslasi. Olgu nad siis kristliku aluspõhjaga, meenutame Breivikut, või veelgi enam islamismi loosungeid hüüdvad teiseusulised. Väga lihtne on selle põhjaga inimesi häälestada suurte gruppide vastu ja selgitada, et tulevik on väga tume. Moodustada vaenlase kuju. Teiseks, ära kasutatakse ka heatahtlikke inimõiguste kaitsjaid, kes omakorda usuvad, et ühiskonda täisealistest, valimisõiguslikest, teovõimelistest inimestest koosnevat ühiskonda on võimalik kasvatada. Et hoiakud saab muuta järsult, vajadusel laupkokkupõrkega, öeldes inimesele lihtsalt, et see, mida sa usud, see, mida sa kardad, see on vale. Mõtle teisiti. Pead tahtma. Kolmandaks kasutatakse ära seda, et tehnoloogia arenguga on kadunud klassikaline ajakirjandus. Või peaaegu kadunud. Mis tähendab, et faktid ja loogika ja kohati ka härrasmehelikkus, viisakus ei ole enam olulised. See, mis müüb ja see, mis loeb, see on emotsioon. Eriti käib see loomulikult sotsiaalmeedia kohta, kus valede, ka kõige jõhkramate inimlikkust ründavate valede levitamine on karistamatu ja ulatuslik. Ja neljandaks, kust mina otsiks ka süüdlasi, ära kasutatakse poliitilise eliidi saamatust tulevikuvisioonide selgitamisel ja tänase korruptsioonipäeva puhul on tarbekas mainida, et ära kasutatakse ka poliitilise ja ärieliidi korrumpeerumist. Nendel neljal alusel on väga lihtne populistlike loosungitega tegelikku tulevikuvisiooni pakkumata haarata võim ja samal ajal ässitada inimesi üles, külvata kurje mõtteid, levitada valet.
Vaat sellest jutust ei peaks nüüd tegema järeldust, et kõiges on süüdi populistlikud võimuiharad inimesed. Esiteks ei ole süü oluline. Mulle alati meeldib pigem küsida, et kuidas edasi. Ja see pinnas, mis on võimu võtmiseks ja rahva äsitamiseks loodud, ei ole nende loodud. Populistid on mingis mõttes kanaarilinnud kaevanduses. Kui me tahame mõtiskleda nii, et kaevanduskäikudes on praegu veel gaasi vähe, et ehk siis on aeg reageerida poliitilisel ja ärieliidil ja meil kõikidel oma hoiakuid muuta, saada paremaks ja igaühe vabadust ja eluõigust austav ühiskond kenasti alles hoida. Halvemal juhul on tegemist nende populistide näol metsasanitaridega, kes nimetatud 4 alust, miks me sellisesse olukorda oleme sattunud, lihtsalt ära karistavad nagu haiged või väetid loomad metsas. Ütlesin siin, et see 4. põhjus ehk siis niinimetatud eliidi saamatus tulevikuvisiooni selgitamisel, inimeste austamisel, et see võib olla üks koht, kus mina otsiks süüdlasi, kui ma muidu süüdlasi ei otsi. Ja ma arvan, et peamine viga on olnud see, et rahvast on alahinnatud. Päris ausalt arvan, et inimeste muresid ega hirme ega tundeid ei tohi mitte kunagi, mitte keegi alavääristada. Minu meelest on aus ja õiglane rääkida asjadest nii, nagu nad on. Täisealiste inimestega, oma rahvaga, otsekoheselt kasutades sõnu nende tavatähenduses. Hunti ei pea susiks nimetama ja olulist ei tohi maha vaikida. Paraku on just selliseid vigu tehtud ja avaliku võimu kohustus rääkida tõtt ja ainult tõtt on jäänud paljudel juhtudel täitmata või on täidetud osaliselt. Ja vaat siis ei tasugi imestada, et riigivõimu usutavus, usaldusväärsus, samamoodi ka niinimetatud valge ehk kvaliteet ajakirjanduse usaldusväärsus on kadunud. Ka teadlasi ei taheta enam uskuda. Ennustatakse järgmist sellist populistlikku rünnakulainet kohtunike, juristide vastu. Kui need inimesed, kes on seatud tegema oma tööd kõikide huvis ja sageli maksumaksja raha eest parimail ja ausaimal moel, on seda usaldust kuritarvitanud või mõned neist ja see laiendatakse kõigile ebaõiglaselt, siis paraku läheb nõnda, et ei usuta enam ei teadlast, ei poliitikut, seda ajakirjanikugi mitte ja liialt paljud hakkavad otsima seda tõtt hoopiski vandenõuteooriatest. Jälle usume, et keegi on reptiil kuskil. Usutakse internetitrollide libauudiseid ja loomulikult loetakse õhinal nende samade võimuiharate, võimule pürgijate blogisid ja muid kanaleid. Mõni sõna ka ülemäärasest poliitkorrektsusest. Usun, et küllap see on olnud kantud õilsatest eesmärkidest. Ja ma olen absoluutselt nõus. Mitte sellepärast, et amet on selline, vaid tegelikult ka. Et mitte kedagi ei tohi tema rahvuse või rassi või maailmavaate või seksuaalse sättumuse alusel taga kiusata, sildistada, talle omistada mingeid omadusi või käitumise tõenäosust lihtsalt sellepärast, et ta kuulub mingisse gruppi või tal on mingi omadus. See on täiesti lubamatu. Igal indiviidil on õigus isiksusena, inimesena toimida ja see grupikuuluvus ei tohi talle mingeid tõkkeid seada. Hinnang tuleb talle anda ikka tema enda tegude pinnalt. Meie väärtusruumis on oluline kaastunne, solidaarsus. Viisakas on pakkuda inimestele, eriti lastele, tuge, et neist saaks nende endi parim versioon. Viisakas on teise inimesi tundeid arvestada. Aga siinkohal tahaks rõhutada, et igaüks peaks endas arendama ka kriitikataluvust ja võimet taluda teistsugust arvamust. Kriitikat ja teistsugust arvamust. Aga mitte miski ei õigusta valet. Ja see vist on nüüd asi, mida ei tohi ütelda, aga ma ütlen siiski. Ülemäärane poliitkorrektsus, ehk siis millegi mahavaikimine, pooltõdede levitamine, mingite sõnade ärakeelamine, mingitele sõnadele hoopis teise tähenduse andmine. Kahjuks on see täpselt samasugune vale, nagu see vale, mida on mõned populistid oma võrgustikes levitanud.
Selle valetamise eesmärk võib olla erinev, aga kallid sõbrad, vale on vale, sõltumata sellest eesmärgist. Küllap sellel esimesel äärmise poliitkorrektsuse juhul tahetakse niisuguse vaimse ja keelelise turvaruumi, kasutan siin meelega safe space terminit pisut laiendatud tähenduses, et sellist rahusadamat luues tahetakse vältida indiviidide hätta sattumist grupikuuluvuse tõttu, vältida nõrgematele haiget tegemist, võib-olla mõned tahaks ka ühiskonda ümber kasvatada ja nagu juba ütlesin, siis liberaalses vabas ühiskonnas elav täiskasvanu hakkab sellisele plaanile täiesti loomupäraselt vastu, ei maksa imestada. Aga teist liiki valega püütakse ässitada inimesi üles ja saada endale võimu. Ja lõpetuseks, möödunud nädala Spiegelis 3. detsember 2016 lehekülg 132 ja järgnev tabab Philipp Ömke minu arvates poliitkorrektsust kritiseerides otse 10. Rääkides poliitkorrektsusest. See, mis pidi viima suurema vabaduseni, on viinud vabaduse vähenemiseni. Nii et mis pidi laiendama inimlikkust, kaastunnet, sallivust, on tugevdanud hoopis vastupidiseid väärtusi, propageerivaid äärmuslasi. Nii et mulle tundub sissejuhatuse kokkuvõtteks, et arvamusvabadus tähendab õigust arvata ja kohustust kannatada välja teise inimese teistsugune arvamus. Seejuures tsiviliseeritult, sest me oleme ju inimesed. Olles ise inimene ja austades ligimest. Praegu adventi ajal on paras kõikidele soovitada hea kodutöö, tehke selgeks, kes oli ligimene Vanas Testamendis ja kes ta oli Jeesuse õpetuse järgi. Nii nagu olete juba aru saanud, siis sarnaselt härra Hodorkovskiga minu nime programmis ei olnud, aga siin ma teil olen. Ja ameti tõttu on minu käes või täpsemini peas kaalud. Teie ees on 2 härrat, kelle seisukohad paljudele nende kodumaalt ja võib-olla laiemalt ei meeldi ja mis nende meelest, kellele ei meeldi veel hullem, veel rohkematele meeldivad. Mis tähendab, et need on selged, reljeefsed. Mina katsun need kaalud siin oma käes ja peas paigas hoida, hoolitseda selle eest, et ühelt poolt oleks teil huvitav, et kellelegi ei tehtaks liiga, aga et arvamus nii laval kui saalis oleks vaba. Ja nüüd ongi rõõm anda sõnajärg üle härra Thilo Sarratsinile, kelle raamatu Deutschland schafft sich ab ostsin Münchenist raamatupoest, kui see oli tõusnud Saksamaal bestselleriks, müügiarv oli tohutu. Selle raamatu ilmumisel järgnes 2 asja. Härra Sarratsin lasti töölt lahti Saksa keskpangast ja Angela Merkel mõne aja pärast möönis, et multikulti ist gescheitert. Ehk siis multikulturalismi tee sellisel kujul võib-olla edasi ei vii, mida muide praegu ütlevad ka paljud teised Saksa konservatiivsed poliitikud. Thilo Sarratsin on majandusteadlane, olnud ka Berliini liidumaal meie mõistes rahandusminister, pidanud teisi väga kõrgeid ameteid, kirjutanud hulga raamatuid ja neist Eesti lugejale on kättesaadav see sama, Saksamaa käib maha või alla, aga tänase teemaga vast kõige rohkem seotud on siis selline raamat nagu Der neue Tugendterror über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland, 2 aastat tagasi ilmunud, ehk siis vooruslikkuse terror arvamusvabaduse piiridest Saksamaal. Ja käesoleval aastal ilmus raamat pealkirjaga Wunschdenken, et miks poliitika, soovmõtlemine, miks poliitika nõivõrd sageli ebaõnnestub. Ja jällegi arvamusvabadusest ja muust. Nii et doktor Sarratsin, palun. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Es ist ja so mit der Meinungsfreiheit.
Wenn man dieselbe Meinung wie andere äußert, ich sag mal, langweilen sich alle und da braucht man eigentlich keine Meinungsfreiheit. Wenn man eine andere Meinung äußert, schütteln viele den Kopf und dann sagt man, das kann man doch eigentlich nicht sagen und dann wird die Meinungsfreiheit getestet. Ich will jetzt ein wenig bei Ihnen die Meinungsfreiheit testen, auch wenn sich der eine oder andere vielleicht darüber ein bisschen ärgern mag. Zunächst vielleicht etwas, was wir oft vergessen. Menschliche Gesellschaften weisen in Bezug auf die Bürgerrechte und auf die Meinungsfreiheit über die ganze menschliche Geschichte und auch in der Gegenwart große Unterschiede auf. Das Modell abendländischer der Demokratien ist hierbei nur eines unter vielen. Schon in der Türkei oder da in Russland sind die individuellen der Freiheitsrechte heutzutage gegenwärtig dann nicht so gewährleistet wie in unseren Ländern. Also muss die Meinungsfreiheit immer wieder nicht nur gegen äußere, sondern auch gegen der innere der Gefährdungen neu verteidigt werden. Dabei lässt sich zwischen äußerer und innerer Gefährdung gar nicht so genau trennen. Und das will ich Ihnen zeigen an einem Beispiel. Es war ja vorhin viel die Rede von Einwanderern. Dabei kam dann nicht zur Sprache, dass Einwanderer je nach ihrem ethnischen Hintergrund, je nach der religiösen Auffassung und der kulturellen Herkunft sehr unterschiedlich sein können und dass die eine Gruppe möglicherweise da leichter zu integrieren ist als die andere, das fiel alles unter den Tisch. Ich habe aus einem bestimmten Anlass, der aber nichts mit dem Tag heute zu tun hat, in den vergangenen Wochen den nach der Koran von vorn bis hinten durchgelesen. Natürlich, ich kann nicht Arabisch, in der Übersetzung eines der renommierten deutschen Wissenschaftlers. Die Lektüre war keine Freude, denn es handelt sich um einen Text ohne von außen der erkennbaren roten Faden. Und in diesem Text werden einige Botschaften unterbrochen von der biblischen Erzählungen unablässig wiederholt. Eine der faire Zusammenfassung des Korans sieht wie folgt aus. Ich zitiere das deshalb, weil es wichtig ist für meine weiteren Überlegungen. Allah ist der einzige Gott. Er ist allmächtig und bestimmt über alles auf der Welt. Nach der Mohammed ist sein Gesandter auf Erden. Durch ihn spricht Allah zu den Menschen. Wer nicht bedingungslos an Allah und an alle Worte seines Propheten glaubt, ist ungläubig. Ungläubige, die die Möglichkeit zu einer der Bekehrung ausschlagen, werden ab dem jüngsten Gericht auf ewig im Höllenfeuer schmoren. Dagegen werden der Gläubigen in das Paradies einkehren, in dessen Tälern Bäche fließen. Diese Formulierung allein wird im Koran etwa 300 Mal wiederholt. Es ist die Aufgabe der Gläubigen, die Botschaft des Propheten auf der Welt zu verbreiten und alle jene Ungläubigen, die sich nicht unterwerfen, zu töten. Im Übrigen muss der gläubige Muslim die Regeln des Korans zu Speisen, zum Fasten, zu Frauen und zum Erbrecht beachten und 3 oder 5 Mal am Tag beten. Soweit der Koran. Von der Freiheit, Selbstverantwortung oder einem kritischen eigenen Urteil ist in dem ganzen Text nicht die Rede. Das kann man übrigens von einem 1400 Jahre alten Text, der in der arabischen Wüste entstand, auch nicht verlangen. Wo ist nun das Problem? Das Problem besteht darin, dass auch im Islam der Gegenwart die Meinung sehr stark ist, der Text des Korans sei nicht historisch zu lesen, sondern er sei in jeder Beziehung
wörtlich zu nehmen. Diese Meinung, da gewinnt sogar unter den Muslimen auf der Welt mehr und mehr an Boden. Die Philosophen und Wissenschaftler unter den Muslimen, die anders denken, werden des Abfalls vom Glauben beschuldigt und geraten in eine der Gefährdungslage. So hat sich seit einigen Jahrzehnten die islamische Welt zunehmend radikalisiert, während ihre Bevölkerung gleichzeitig explodiert. Auch unter den Muslimen Europas wachsen die der fundamentalistischen Vorstellungen. Gleichzeitig haben sie deutlich mehr Kinder als der Rest der Europäer und die Einwanderer aus Afrika und Asien nach Europa sind fast ausschließlich Muslime. So breiten sich Vorstellungen in Europa aus, die mit unserem Begriff von Freiheit, auch von Meinungsfreiheit, nicht kompatibel sind und die unsere Lebensweise langfristig bedrohen. Ich habe Ihnen jetzt ein aktuelles und immer kritischer werdendes Beispiel für die äußere Gefährdung unserer Meinungsfreiheit beschrieben. Wenn ich das, was ich jetzt sage, in Deutschland und möglicherweise auch in Estland so in dieser Kürze und Klarheit sage, werde ich von sehr vielen als islamophob, fremdenfeindlich oder gar rassistisch kritisiert. Damit bin ich bei der inneren Gefährdung der Meinungsfreiheit. In Deutschland darf man zwar mittlerweile von der Gefahr der Radikalisierung junger Muslime reden, man kann auch von der Gefahr des islamistischen Terrors reden. Das war nicht immer so, aber die Wirklichkeit kann ja nicht länger verdrängt werden. Aber wer sagt, dass die Religion des Islam selbst ein Problem darstellen könnte, begeht eine Grenzüberschreitung, die ihm zumeist nicht verziehen und der persönlichen Unmoral zugeschrieben wird. Daran halten sich nach wie vor die meisten Medien, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa und der politisch korrekte Diskurs. Deshalb wurde und wird das große Risiko, dass die meisten der Flüchtlinge und illegalen Einwanderer der vergangenen 1,5 Jahre Muslime waren und weiter sind, weitgehend in den Politik und Medien Deutschlands totgeschwiegen. Wo aber keine offene gesellschaftliche Diskussion möglich ist, leiden Erkenntnisgewinn, Vorsorge und Gefahrenabwehr. Die innere Gefährdung der Meinungsfreiheit, die an dieser Stelle beginnt, beruht auf der Bequemlichkeit, Opportunismus, Unwissenheit, der Konfliktscheu und dem Wunsch, sich bei anderen beliebt zu machen. Darin liegt langfristig eine der große Gefährdung jeder freien Gesellschaft. Am britischen Brexit-Votum und an den amerikanischen Präsidentschaftswahlen haben wir gesehen, dass Bürger mit Abwendung reagieren, wenn sie mit dem Druck der politisch erwünschten Meinung nicht länger klarkommen. Volle Meinungsfreiheit ist nicht möglich ohne ihre breite, auch kontroverse Praktizierung. Diese kulturelle Leistung muss jede freie Gesellschaft immer wieder neu erbringen, wenn sie sich nicht selbst gefährden will. Dankeschön. Oh. Gefährlich. Loodan, et jah, töötabki. Ja nüüd on mul au järgmisena sisse juhatada professor Dominique Régnier, kes on uurinud poliitilist võimu, avalikku arvamust, valimisi, ka avalikkuse proteste, on töötanud Euroopa Komisjoni juures, on tegelenud inimõiguste valdkonnaga Prantsuse välisministeeriumis, ka iseseisvas organisatsioonis nimega Fondation for Political Innovation, on tegelenud palju LGBT küsimustega ja praegusel ajal on Dominique politoloogia professor Pariisi poliitikauuringute instituudis. Palun. Mesdames, Messieurs,
D'abord, je veux vous remercier chaleureusement pour l'organisation de cette discussion, pour l'invitation. Je suis particulièrement heureux d'être ici. J'ai été très honoré d'écouter la présidente de ce pays, très admiratif aussi, et je voulais vous le dire. Cela me fait plaisir de vous le dire et de le partager avec vous. Heureux de participer à cette discussion qui, depuis qu'elle a commencé, nous situe entre deux moments, deux sujets. On parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup de liberté d'expression, et donc il y a la question de savoir comment les deux peuvent être liés et coexister plus ou moins bien. Je voudrais dire que ce que vient de dire M. Thilo Sarrazin me paraît tout à fait exact sur un point qui est que nous avons beaucoup de mal à discuter de manière tranquille de ces questions, de manière ouverte. Ce sont des sujets compliqués qui vous exposent, non pas à des dangers mortels, n'exagérons pas, mais qui vous exposent à des formes de, au fond, sanctions médiatiques qui gênent l'analyse de la situation. Le paradoxe, il est que, à la fin, ceux qui peuvent poser le problème dans des termes rationnels, objectifs et constructifs, finissent par se taire, et les seuls qui en parlent, ce sont les populistes. Et donc il y a un paradoxe particulièrement dangereux dans ses conséquences. Si nous devons imaginer le futur de la liberté d'expression dans notre Europe, je vous dirai, je vais parler le temps qui m'a été donné, puis après on aura une discussion, donc je ne vais pas tout dire ici, mais je vous dirai que je suis pessimiste pour des raisons objectives. J'identifie 6 facteurs qui ont permis l'installation et le développement de la liberté d'expression en Europe au cours de l'histoire. Et nous avons déjà vécu un premier grand phénomène migratoire, je vous le rappelle, qui est l'urbanisation de l'Europe, le passage des campagnes aux villes. Et ce processus, il faudrait le reconsidérer historiquement, nous éclairerait beaucoup. Nos sociétés sont devenues démocratiques en devenant homogènes culturellement par le processus de l'intégration dans les villes et dans l'industrie. Nos sociétés sont devenues capables de produire un progrès matériel, c'est la deuxième condition. Nous avons inclus les arrivants des campagnes dans le progrès matériel. Nos sociétés se sont sécularisées et peu à peu, le délit de blasphème a disparu presque partout, permettant une vraie liberté d'opinion. 4e facteur, l'espace public s'est nationalisé. Il est passé de l'espace villageois, le local, à l'espace national, et il a fait l'objet d'une organisation juridique. La liberté d'opinion a été organisée dans le cadre national. 5e facteur, nos sociétés, dans ce processus, ont été démographiquement jeunes, donc ouvertes à la différence, favorables à la prise de risque, n'étant pas perturbées par le changement. Et dernier facteur et 6e facteur, nos sociétés, ainsi organisées, ont servi de modèle dans le monde, et c'est ce qui a renforcé, chez nous, en Europe, l'installation de cette liberté d'expression. Ces 6 facteurs sont en train de disparaître l'un après l'autre. Nous devenons des sociétés hétérogènes. Le multiculturalisme introduit de fait un relativisme politique
culturelle et morale. Nos sociétés de nationales sont en train de s'intégrer dans un ordre global dont l'espace numérique est une des illustrations, avec une conséquence dont je donne un exemple. Lorsque Charlie Hebdo, le journal français, fait sa une en représentant le prophète Mahomet, son journal, il est aussi sur le site web de Charlie Hebdo, et partout dans le monde, on peut le voir. Et au Pakistan, par exemple, on considère que ça n'est pas acceptable, que c'est blasphématoire et qu'il faut absolument punir ceux qui ont commis cette offense. Il y a un espace public global qui exerce des pressions considérables sur la règle nationale jusqu'à la rendre peut-être impossible. Troisième facteur, la laïcisation ou la sécularisation. On observe à l'évidence un retour du religieux dans les enjeux politiques. L'islam, cela a été dit, mais en France, par exemple, il y a aussi une réaffirmation de l'identité catholique dans l'opposition au mariage entre les personnes de même sexe, par exemple. On l'a vu récemment en France. Il y a donc cette espèce de retour du religieux. Quatrième critère, sommes-nous capables du progrès matériel qui a permis l'inclusion? Ça n'est pas la même chose selon les pays, mais dans beaucoup de pays, dont la France, l'intégration par le progrès matériel, l'inclusion par le progrès matériel est devenue beaucoup moins performante. Cinquième critère, nous sommes des sociétés vieillissantes. Et par des effets qui sont liés à ces sociétés, l'aversion au risque s'affirme un peu plus chaque jour, de même que l'incompréhension, voire le refus de la différence. Et enfin, dernier critère, cela a été dit et je le redis à mon tour, le modèle démocratique n'est plus considéré dans le monde comme étant le modèle qui s'impose. Il est contesté avec des formes alternatives, la Russie, la Chine, on pourrait dire aussi l'Iran, le modèle théologico-politique. Et cette fragilisation, par la contestation à l'extérieur, elle se retrouve aussi, bien sûr, à l'intérieur, sous la forme d'une contestation de la valeur du modèle démocratique par les partis populistes qui, généralement, cherchent à canaliser une demande de restauration de l'autorité, voire l'instauration d'un régime autoritaire. Ce sont des tendances qui sont fortement en hausse aujourd'hui en Europe. Merci beaucoup. Suur tänu, professor Renier. Liiguks nüüd edasi nii, et te võite kumbki üksteise väikese sissejuhatuse ja miks mitte ka minu oma kohta kriitiliselt või siis toetavalt sõna võtta. Ja pärast seda ma palun siia pulti umbes 3 minutiks Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere. Aga niisiis, professor Renier, te kuulasite doktor Sarratsini sõnavõttu ja siis enne ka mõnda minu sissejuhatavat lauset, mis ilmselt nii huvitav ei olnud. Et no, mida te nüüd ütleksite? Olete nõus? S'agissant de la difficulté qu'il y a à débattre de ces questions aujourd'hui dans les pays d'Europe et à l'échelle de l'Europe, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est un obstacle absolument considérable. S'agissant de la poussée des partis populistes sur laquelle, madame, vous avez insisté dans votre introduction, je suis d'accord. C'est un phénomène qui n'est pas du tout subjectif. On peut documenter, je ne le fais pas pour ne pas vous lasser, c'est le sujet sur lequel je travaille, donc j'ai des tonnes de chiffres, et je vous rassure, je ne vais pas les citer. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à travailler sur ce sujet à la fin des années 1990. J'ai observé la France avec le Front National. Et puis j'ai commencé à observer
ce qui se passait aux Pays-Bas, et puis en Italie, et puis en Autriche, et puis partout. Hein. Maintenant, il n'y a pas un seul pays qui ne soit pas travaillé par ce désir d'en finir avec cette démocratie représentative, pluraliste, compétitive, ouverte aux opinions, ouverte à la différence. C'est quelque chose qui est en train de se passer maintenant, de mon point de vue, et c'est pourquoi je salue votre discussion aujourd'hui. Ça n'est pas une formule de politesse, même si je suis heureux de le dire. Je salue cette réunion parce que nous sommes dans une situation historique où l'on peut penser que si nous ne prenons pas la mesure de ce qui se passe, on ne peut pas exclure, je considère que c'est le plus probable pour ma part, un effondrement de nos systèmes démocratiques dans un laps de temps que je considère comme relativement court, 1 décennie, 2 décennies, mais nous serons dans une crise politique extrêmement grave, à court, moyen terme, très rapidement, si cette mesure-là n'est pas prise par l'ensemble de nos concitoyens, les gouvernants nationaux et européens. Donc j'approuve l'essentiel de votre propos introductif, madame, ainsi que ce qu'a dit M. Thilo Sarrazin sur la difficulté qu'il y a à en parler simplement. Hein. Je vous donne un exemple, vous me coupez la parole surtout parce que les universitaires peuvent parler trop longtemps et les Français ont moins le sens de l'horloge que les Estoniens. J'ai bien remarqué ceci en arrivant. Hein. Mais un seul exemple. J'ai pour ma part réalisé une enquête d'opinion par sondage sur l'antisémitisme en France. J'ai pu faire cette enquête sans difficulté. J'ai voulu faire une deuxième enquête sur l'antisémitisme parmi les musulmans français. C'était la première fois qu'on faisait cette enquête. J'ai mené cette enquête, c'est une enquête d'opinion. Elle montre qu'il y a un fort antisémitisme dans la communauté musulmane française. J'ai publié les résultats. De mon point de vue, ça ne met pas en cause les musulmans en général, de même que l'antisémitisme en France ne met pas en cause les Français en général, les catholiques qui sont dominants. Ça pose un problème, mais la réaction a été extrêmement négative. Elle a été assimilée à la volonté qu'une telle étude peut avoir de stigmatiser une partie de la population, alors qu'il s'agit d'être loyal avec la réalité. Suurepärane näide ja väga kujukalt esitatud. Doktor Sarrazin. Also ich finde das ein sehr gutes Beispiel und es geht exakt auf das Kerntabu unserer modernen Gesellschaft. Und das Kerntabu möchte ich wie folgt beschreiben. Alle Menschen sind gleich, dieser Meinung bin ich auch. Aber das Tabu heißt, dass die Menschen nicht nur gleich sind, sondern dass ethnische, kulturelle und religiöse unterschiedliche Prägungen der Menschen erstens gar nicht existieren, zweitens, wenn sie existieren, allenfalls oberflächlich sind und dass drittens jeder unmoralisch ist, der behauptet, dass ethnische, kulturelle, religiöse Unterschiede in der Gesellschaft, also dauerhafte Probleme hervorrufen können. Deshalb ist es ein absolutes Tabu, Unterschiede festzustellen in den Gesellschaften. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn in der estnischen Gesellschaft jetzt eine Untersuchung veröffentlicht würde über die unterschiedlichen Schulleistungen estnischer und russischer Kinder, ich weiß nicht, ob es so etwas gibt, gäbe es möglicherweise ähnliche Debatten, wie sie bei uns auch stattfinden. Wir können aber mit dem Thema Einwanderung gar nicht vernünftig umgehen, wenn wir nicht das Thema von Unterschieden ins Auge fassen. Weil es sich einfach zeigt, dass die Unterschiede da sind. Ich lebe in Berlin. Wir haben in Berlin 300.000 Polen. Es gibt Schätzungen, weiß man nicht genau.
Jedenfalls, ich habe noch nie etwas gehört von polnischer der Politik oder von der polnischen Integrationsprobleme. Wir haben ebenfalls in Berlin 300.000 Türken und Araber. Und ununterbrochen redet man dort über Integrationsfragen. Woher kommt der Unterschied? Der Unterschied liegt in dem unterschiedlichen Verhalten von Gruppen. Das ist ja dem Einzelnen moralisch ja nicht vorzuwerfen. Jeder ist ja durch seine Vergangenheit geprägt. Aber solange man nicht darüber reden kann, staut sich in der Gesellschaft Unmut an. Und der Unmut kommt dann an den falschen Stellen zum Vorschein. Ich habe viele öffentliche Buchlesungen und am Ende gibt es auch immer Fragen. Und eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, dass Bürger fragen, welche Partei sollen wir wählen, wenn wir eine andere Einwanderungspolitik wollen? Und dann sage ich Ihnen, diese Frage werde ich Ihnen nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur beantworten, welche Partei Sie nicht wählen können, wenn Sie eine andere Einwanderungspolitik wollen, nämlich nicht die CDU, nicht die SPD, nicht die Linken und nicht die Grünen. So, und damit stellt sich die Frage, was soll denn der Bürger tun, wenn er das Gefühl hat, er hat keine Alternative? Dann neigt er sich denen zu, die behaupten, dass sie eine Alternative hätten. Das heißt, der sogenannten Populisten behaupten, dass sie eine Alternative hätten und sie werden in dem Umfang weiterhin an Einfluss gewinnen, indem die übrigen Parteien behaupten, dass es keine Alternative gäbe. Das ist die Falle. See on ääretult huvitav kokkulangevus, et just täna hommikul Eesti Rahvusringhäälingu intervjuudes Mart Nutt, meie tänane üks peakorraldaja, oma intervjuus rääkis umbkaudu sedasama, et selle radikaliseerumise ja kohati tasakaaluka, terve, inimliku suhtumise kadumises või nõrgenemises ongi üks põhiprobleem või põhjustaja just see, et nendele nii-öelda tavalistele erakondadele ei ole teistsugust alternatiivi, et nendes küsimustes, mis on inimestele kõige olulisemad, just sellesama, kas poliitilise korrektsuse turvil või mingil muul eesmärgil aetakse üsna sarnast juttu ja siis võibki juhtuda, et väga suurt hulka inimesi on võimalik poliitiliselt nii-öelda üles korjata, pakkudes kärarikast ja võib-olla tasakaalustamata ja küllap siis paljude inimeste suhtes ka ebaõiglaselt üldistavat lähenemist. Ja omamoodi on see, millest siin nüüd oleme alguses rääkinud, seotud ka teadusega, sest pole ju mitte millestki midagi mõistlikku arvata, kui ühtegi fakti ei tea, mõisteid ei tunne, keeli ei oska ja neid seostada omavahel samuti ei mõista. Ja seepärast palusin meie Teaduste Akadeemia presidendil Tarmo Soomerel siin teie ees täna rääkida teadustulemuste avaldamise vabadustest. Arvamusuuringute avaldamise vabadusest me juba kuulsime. Suur tänu pärast tänase 3 panelisti ettekande ärakuulamist. Sai mulle päris selgeks, et minu arvamusvabadus on kõige paremini tagatud siis, kui ma olen ohutust kaugusest nendest, kelle kuuldest ma oma arvamust avaldan. Ja mida suurem see kaugus on ajas ja ruumis, seda ekstremistlikumaid arvamusavaldusi on võimalik. Ja see ka toimub. Et on juba otsustatud, et informatsiooni saamine on osa inimõigustest, kui ma Roome ja Kalda case'i õieti mõistan. Arvamus on üks informatsiooni alaliik, sest et ta on mõtestatud signaal, mis levib teiseni ja saab mõtestatud vastuvõttu. Ja kui me küsime, et kas informatsioon on inimõigus, siis me küsime ka seda, et kas internet on inimõigus. Siis me küsime ka seda, et kas tegelikult on inimesel võõrandamatu õigus viibida
ka näiteks infomüra väljas. See tähendab teadlikult konstrueeritud valeinfo väljas, nagu hiljuti selgus Facebooki kohta. Kui see on inimõigus. Ja siis tuleb sisse teadlaste tavaline paradigma. Teadlased oskavad sageli öelda, kui siis. Kui see on inimõigus, siis peaks sellele kindlasti kaasnema, nii nagu on kasvatuse ja hariduse maastikul, samal tasemel ja sama võõrandamatu õigus saada treenitud. Et olla võimeline enda jaoks teavet sorteerima, võrdlema heade tavadega ja tegema põhjendatud otsuseid. Täpselt samuti nagu me peame ääretult oluliseks saada head lastetuba, head haridust ja omada head maneerid. Täpselt samuti nagu me õpetame Ameerikas lapsi varjuma tornaado eest, Jaapanis lapsi jooksma tsunami eest mäkke, on inimestel võõrandamatu õigus saada korralik haridus ka muudes infomaailma aspektides. Kuidas teostada faktikontrolli, kuidas tunda ära petukirju, püramiidskeeme. See ei tähenda mingisugust tsensuuri. Ja samal ajal tekib sellest üles ka küsimus, et kas me peame inimestele jätma võõrandamatu õiguse soolitada informatsiooni enesetapp või praegu subsideerides informatsioonilist eutanaasiat. Teadus on selles kontekstis võrdlemisi delikaatses situatsioonis. Ja teadlaste arvamusvabadus siin konverentsil on olnud seni peaaegu perfektne, 84% ulatuses panelistidest ja 50% ulatuses moderaatoritest on kas teadlased või väga tugeva akadeemilise pagasiga. Nendel on lisandunud professionaalsed meediainimesed. See on maru hea, sest teaduse kvintessents on tegelikult 2 asja. Uute ja oluliste teadmiste saamine pluss nende kommunikeerimine teistele. Ja sealt tuleneb nüüd üks teadlaste väga oluline moraalne imperatiiv. Nendel ei ole mitte ainult õigus, vaid sageli kohustus olla poliitiliselt ebakorrektsed. Kui nende poolt teadsaadud faktid ei ole poliitiliselt korrektsed, ei ole teadlastel õigust jätta need enda teada, sest definitsiooni järgi pole see teadus. Seda õigust on muidugi raske ette kujutada ilma igasuguste piiranguteta. Enamasti ju see realiseerub nagu enesetsensuuri või enesedistsipliini kaudu. Et on selge, et on lihtsalt mõistlik ja vastutustundlik loobuda näiteks lihtsate retseptide avaldamisest selle kohta, kuidas saaks köögis valmistada massihävitusrelvi. Selle teine pool on muidugi teaduse viimaste sõnadel baseeruvate tehniliste lahenduste varjamine konkurentide eest või patenteerimine, aga see on täiesti enne külg, see midagi pistmist inimõigustega, igaühel on õigus teenida. Aga probleem hakkab tulema hoopis muus kohas, mida tänased panelistid on kõik rõhutanud. See on teadusmaailma üks väikesi vähkkasvajaid, see on arvamuste varjatatud kallutatus ja selektiivne publitseerimine. Et üldlevinud arvamuse kohaselt väärivad kommunikeerimist ja publitseerimist ennekõike positiivsed teadustulemused. Pythagorase teoreem on tõestatud näiteks. Et matemaatikas, füüsikas, keemias on see selge ja arusaadav. Aga meditsiinis ja sotsiaalteadustes on see saamas tõsiseks probleemiks. Probleem on selles, et sageli me otsime ja näeme struktuure ja mustreid seal, kus tegelikult täiesti juhuslik pilt. Ja hämmastavalt sageli kasutatakse statistikat valesti, seda ma mõistan, ka teadlased on inimesed. Aga jäetakse ka ütlemata mitmes uuringus mustreid pole leitud. Et õnneks on teadus suhteliselt hästi isereguleeruv süsteem ja praegu on mitmetes valdkondades selleks, et üldse saada õigust oma teadustulemusi korralikus aegades avaldada, on kohustuslik oma uuring enne selle alustamist registreerida. Et oleks selge, mitu protsenti uuringutest mustreid ei tuvasta ja mitu protsenti uuringutest siis neid tegelikult näeb. Et point on selles, et neil, kes on uuringute subjektid või veel enam kasutajad,
ja mitte niivõrd majanduslikku, kuivõrd poliitiliste otsuste tegijad, ka neil on mingid õigused. Neil on võõrandamatu õigus saada adekvaatset informatsiooni mitte ainult ühe uuringu tulemuste kohta, vaid kogu suure pildi kohta. Ka selle kohta, mitu uuringud jäid tulemuseta või ei näidanud midagi huvitavat. Palju kordi on öeldud, et see, kes valitseb informatsiooni, valitseb ka maailma. Informatsioonil on hind. See unustati ära Maxwelli teemoni esimestel vaatlustel 60 aastat tagasi. Praegu on selge, informatsioon on kallim kui energia. See on nii termodünaamikas, mikromaailmas, organismide tasemel kui ka ühiskonnas. Arvamuste vabadust peame meie moodsa ühiskonna üheks alustalaks. Ja kui see nõnda on, siis on loogiline inimõiguste kaasdimensioon saada haritud ja treenitud erinevate vabalt levivate arvamuste võrdlemiseks, nende pädevuse ja adekvaatsuse kontrollimiseks. Nii nagu me harjutame ilukirja, nii nagu me harjutame tippimist. See tähendab inimeste võõrandamatut õigust saada haritud elamiseks hüperkommunikatiivses maailmas. Ja tegelikult ei ole sellest mitte midagi uut. Et kui maailm muutub keerutamaks, muutub lihtsalt hariduse paradigma. Aitäh! Aitäh professor Soomerele. Ja tõesti muutub vaba ühiskonna pidamine ja mõistlik mõttevahetus päris võimatuks, kui solvutakse faktide peale. Või kui leitakse, et ühe või teise fakti või faktide alusel loogiliselt tuletatud järelduse avaldamine kedagi solvab ja seetõttu tuleb sellest loobuda. Ja seepärast tahakski järgmisena küsida nii professor Renielt kui doktor Sarratsinilt, aga pärast väikest vahelepõiget kirjanik Peeter Helme juurde, et võib-olla on üheks põhjuseks, miks meil arvamusvabadusega lood mõnes mõttes kehvemaks lähevad. See, et inimesed on jällegi küllap head tahtes õpetatud väga lihtsasti solvuma, isegi faktide peale. Meenub, kui läksin 22 aastat tagasi Saksamaale ühte omavalitsusasutusse praktikale, siis kuulsin kogemata pealt, kuidas minu osakonna juhataja rääkis teistele kaastöötajatele. Et vaadake, et Frau Madise töötab siin nüüd meie juures 2 kuud. Ärge oma blondi nalju tehke. Ja mina mõtlesin, mul heledad juuksed, täitsa fakt. Ja ta seletas neile, et ta on cum laude ja et pole nii hull, nagu te... Ja siis ma mõtlesin, et kui keegi oleks ka mõne blondi nalja teinud, mis mul sellest? Ja nüüd lugesin sellest sama Spiegelist, millele viitasin, kardetavasti võib see tõsigi olla, et mõnes Ameerika tippülikooliks peetavas ülikoolis nõuavad tudengid oma hinge traumeerimise vältimiseks näiteks seda, et enne Antigone lugemist, ma küll ei saa täpselt aru, miks seda alles ülikoolis loetakse, aga olgu siis pääle, et enne seda peaks olema hoiatus, et seal on suitsiidseid stseene. Või siis, et kui inimene loeb suurt Gatsbyt, siis peaks olema peal sildike, et kes tunneb ennast misoküünsetest hoiakutest haavatuna, ärge lugege. Et võite vajada safe space'i, kus kõlab New Age muusika, silitatakse kaisuloomi ja tehakse üksteisele massaaži. See on ülikool. Peeter, sina oled kirjanik. Tähendab, kui jätta kõrvale grotesksed näited sellest, kuidas lasteraamatuid on ümber kirjutatud või seda on tahetud teha, siis tegelikult kirjanduse probleem või ma ei teagi, kas see on probleem, kirjanduse eripära seisneb selles, et kui me jätame kõrvale mõningate ühiskondade teadliku eel- või järeltsensuuri, siis tsensuur algab ju autorist. Ja sellepärast on sageli hästi, võiks öelda nagu raske öelda, kas mõnda raamatut keegi on tsenseerinud. Kas tänapäeva autorid tsenseerivad ennast äkki rohkem, kui seda tegid võib-olla autorid 20 aastat tagasi või võib-olla 2 aastat tagasi enne rändekriisi algust, raske öelda. Aga üks selline naljakas näide on mul võtta küll Eesti kirjandusest. Ma ei tea, kuhu see lugu praeguseks arenenud on, aga kui Taani kirjastajatele pakuti Andrei Ivanovi, Eestis elava vene keeles kirjutava
kirjaniku teoseid ja neid väga kiideti ja esimese hooga taanlased vaatasid katkendite põhjal, et tõesti väga äge. Autor kirjutab välismaalase perspektiivist Taani ühiskonnast, täpsemalt Taani pagulastest, Taanis elavatest pagulastest, kes ootavad seda, kas neile antakse asüüliõigus või mitte. Siis, kui taanlased olid raamatut edasi lugenud, siis nad ehmatasid ära, ütlesid, et ei, praegu kujunenud atmosfääris me ei saa seda välja anda. Sest et Ivanov kirjutab 90-ndatest küll, aga kirjeldab seda, kuidas need pagulased parasiteerivad Taani riigi kulul, tegelevad ebaõnnestunult ja nürimeelselt organiseeritud kuritegevusega, tõmbavad narkootikume ja mõtlevad ainult seda, kuidas nad saaksid rohkem Taani riiki kottida või kuskilt midagi varastada. Ja taanlased ehmatasid selle peale ära ja see ei ole, ma ei räägi seda mitte sellepärast, et kuidagi taanlased mingi erinäide oleks, aga ma arvan, see on selline tänapäeva reaalsus, mis on kujunemas küll, et muututakse väga ettevaatlikuks ja unustatakse ära ikkagi see selline lihtne, aga ilus ja suur tõde, et ega kirjandus ei ole kunagi üks-ühele elureaalsus ja kirjandus peabki elureaalsust peegeldama, tegema seda mingis kõverpeeglis, võib-olla isegi lausvalesid rääkides selleks, et jutustada midagi, mis on mingil sügavamal tasandil tõde. Suur aitäh! Ja jällegi hea lähtepunkt minna edasi. Dr. Sarratsin juba tükk aega soovib sõna ja siin tahaks veel kord öelda, et tegelikult igaüks minu arvates peab suutma toime tulla teistsuguse arvamusega, sellega, et keegi pole temaga nõus. Võib-olla ka sellega, et keegi on ebaviisakas ja et võib-olla mõni kunstiteos intrigeerib. Ja sellepärast väga tahtsin, et ka kirjanik, üks meie loomeinimestest, selle välja tooks, et nii nagu on ohtlik, kui ei saa teadustulemusi avaldada, nii nagu on ohtlik, kui ei saa pidada poliitilist debatti ühiskonnas ausalt, pidades meie ühiskonna liikmeid headeks inimesteks, tarkadeks inimesteks, kellele tuleb rääkida tõtt. Et niisama ohtlik on see, kui kunstnikud ennast sätivad raamidesse. Aga Dr. Sarratsin. Also mal zunächst einmal, ich fand das sehr gut von dem Präsidenten der Wissenschaftsakademie, dass er auf das Thema Wissenschaft und Fakten kam. Das ist eine doppelte Ebene. Zunächst einmal muss sich der Wissenschaftler für gewisse Fakten interessieren, so wie Sie sich interessiert haben für die Frage, wie ist es denn bei den Muslimen mit der Antisemitismus. Dann aber muss auch die Gesellschaft überhaupt in der Lage sein, solche Fakten bereitzustellen. Ich will Ihnen aus meiner täglichen Arbeit berichten. Es gibt in Deutschland zwar eine nach der Statistik über die Geburten, nach Männern und Frauen und nach Städten und Gemeinden. Es gibt keine Statistik über die Geburten nach Ethnien und auch keine nach Religionen. Das heißt, man ist die Frage, wie viele Muslime werden beispielsweise bei uns jährlich da geboren, ist man im Blindflug. Das Statistische Bundesamt teilte mir offiziell mit, das wird nicht erhoben. Jetzt bin ich gegenwärtig dabei und versuche in meinem Land Berlin herauszufinden, wie viele Schüler den muslimischen Glaubens sind. Das ist natürlich ganz klar, man kann das an den Namen erkennen, man kann das an anderen Dingen erkennen. Es wird mir mitgeteilt, dass im Land Berlin solch eine Statistik nicht erhoben wird. Ich habe die persönliche Vermutung, wir haben in Berlin bei 3,5 Millionen Einwohnern, also 300.000 Muslime. Ich weiß, dass in gewissen Stadtteilen bereits 80% der Schüler muslimisch sind. Ich schätze, dass über ganz Berlin ist der Anteil irgendwo zwischen 20% und 30%. Aber es gibt keine offiziellen Fakten darüber. Ebenso gibt es keine Fakten darüber, wie unterschiedlich der Kriminalitätsbelastung von verschiedenen Ethnien ist. Aus meiner Zeit als Berliner Finanzsenator weiß ich, dass zu jeder Zeit 80% der männlichen Insassen in der Jugendhaft waren Türken oder Araber. Es gibt aber keine Statistik darüber. So, und so geht es auf ganz vielen Gebieten. Das heißt, auch
der staatliche Apparat versucht, über die Ämter, über die Behörden, über die Institutionen dafür zu sorgen, dass Fakten, die nicht in die politische Linie fassen, möglichst gar nicht erst erhoben werden. Und dann setzt, gut, man kann auch nicht immer alles machen, ist es auch kein Vorwurf, aber es ist mal ein Faktum. Und jetzt setzt das nächste ein und darauf setze ich nicht so viel Vertrauen in Bildung wie der Herr Präsident. Letztlich, mir geht es auch so, unter den Unendlichen, was es auf der Welt gibt es einen ganz engen Bereich, den kann ich selbst beurteilen. Möglicherweise ist er bei mir breiter als beim Durchschnitt der Menschen. Er ist immer noch eng genug. Und der Rest geht auf Vertrauen. Wenn mir ein verantwortlicher der Politiker etwas sagt, habe ich Vertrauen, dass es stimmt. Wenn in einer seriösen Zeitung etwas steht, habe ich Vertrauen, dass es stimmt. Und die Gesellschaft baut auf Vertrauen. Und wenn das Vertrauen mal korrodiert und weggefallen ist, ist es kaum wieder aufzubauen. Und der Aufstieg populistischer Parteien ist für mich Ausdruck einer Vertrauenskrise, die eben dadurch entstanden ist, dass mehr und mehr Menschen gemerkt haben, dass sie auf die Fakten, die man ihnen täglich nennt, sich so nicht verlassen können. 2 kiiret märkust, usun, et professor Renier tahab lisada. Usuvabaduse põhimõte nii Eestis kui Saksamaal tõenäoliselt piirab, kui mitte lausa ei keela kellegi usutunnistuse üle arvepidamise. Aga teise poolega olen ses mõttes nõus, et rahvast ei tohiks alahinnata, et tegelikult ka siis, kui uusimmigrandid osutuvad sagedamini kurjategijaks või korrarikkujaks, ei saa seda teaduslikult automaatselt seostada nende rahvuse, päritolu või muuga, vaid sinna kõrvale tuleb võtta sotsiaalne keskkond ja see on üldine probleem sõltumata sisserändajate usust, et neil võib olla keerulisem, juhul kui nende hariduslikud võimalused, eriti kui nende kultuuritaust ei ole sarnane. Aga professor Renier, soovite lisada? Oui, vous avez raison. Hein, il y a une détermination sociale de la criminalité et les délinquants sont généralement surreprésentés dans les milieux pauvres, dans les milieux populaires. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Europe, les milieux pauvres, les milieux populaires sont des milieux peuplés par des personnes issues de l'immigration. Donc il y a de l'analyse détaillée qu'il faudrait faire. Mais vous voyez là, par exemple, dans ce que vous venez de dire, qui est très important, nous avons du mal à faire la différence statistique parce que nous manquons de données statistiques. C'est-à-dire que le fait de ne pas être suffisamment informé laisse la place à du fantasme, à de l'erreur, à de l'incompréhension, mais rien pour la vérité. Donc on ne peut pas savoir comment agir, comment répondre, quelle politique publique développer. Et dans ce que l'on appelle le peuple, je ne sais pas très bien ce que c'est du point de vue sociologique, mais dans ce qu'on appelle le peuple, il y a le sentiment que les élites intellectuelles, universitaires, les experts, cachent la vérité, qu'elles connaissent une vérité qu'elles ne veulent pas partager, parce que la vérité est désagréable, et que les politiques qui connaissent cette vérité ne veulent pas non plus la dire à leurs électeurs, et donc cette vérité cachée, elle nourrit le rejet des élites, elle nourrit le rejet du système représentatif, la critique même de la compétence. Vous êtes un expert et vous ne nous dites pas la vérité, donc vous ne servez à rien, vous êtes un obstacle pour que nous connaissions la vérité. Ça nourrit profondément le populisme, évidemment, évidemment. Ça, c'est un des aspects déterminants. Je voudrais insister sur un point. Dans ce monde que nous décrivons, qui est celui dans lequel nous vivons, il y a le rôle aussi que joue Internet et le web d'une manière générale. Et vous savez bien tout ça, hein, mais je veux rappeler juste cet élément-là. Par certains aspects très positifs,
Internet, depuis une vingtaine d'années, augmente la liberté d'expression, augmente la quantité d'opinions diverses en circulation, donne accès à un nombre plus grand de personnes qui ont de l'information, qui peuvent s'exprimer elles-mêmes, parler, faire des photos, des films, participer à des forums. Jamais autant d'humains n'ont pu discuter ensemble. C'est quand même paradoxal. Mais en même temps, ce phénomène du web, on est en train de le découvrir tous ensemble aujourd'hui, ce phénomène du web, en même temps, a tendance à nous enfermer, chacun, dans des bulles de conviction. Si vous allez sur Facebook, sur Twitter, comme vous le faites sur des réseaux sociaux, comme moi, vous allez, sans vous en apercevoir, vous trouver en relation avec des personnes qui pensent comme vous. Peu à peu, il y aura des personnes qui vont se mettre à discuter avec vous parce qu'elles pensent comme vous, et les personnes qui ne pensent pas comme vous vont avoir tendance à vous chasser de leur compte, ou bien c'est vous qui allez leur demander de ne plus suivre votre compte, etc. Et donc il y a aussi, je vais vite là-dessus et je m'arrête là pour ne pas être trop long, mais il y a sur ce sujet-là une tendance dans nos sociétés pluralistes à nous enfermer dans des bulles de conviction qui fait que même lorsque nous sommes jeunes et connectés, nous ne sommes pas nécessairement plus ouverts à l'idée de l'autre, à l'opinion d'autrui. Ça n'est pas nécessairement lié, malgré l'accès croissant d'un nombre de personnes à un espace public commun. Siit kohe edasi minnes on korduvalt soovitatud ja ma ise julgen seda soovitust jagada, et mitte sellesse samameelsete gruppi sulguda, kindlasti mitte selles grupis levivat arvamust pidada kogu rahva arvamuseks. Nii kaugel me veel ei ole ja nii kaugele me loodetavasti ei jõua, et ühiskonnas oleks mis tahes olulises asjas üks ainus arvamus. Ja sellega tuleb osata elada. Ja päris mitmetel inimestel ka siin Eestis on kogemus, et kui hakkad kellegi vaidlema, ka sellise inimesega, kes sind on rünnanud, näiteks sellepärast, et sa kaitsed seksuaalvähemuste õigusi. Ta on võib-olla rünnanud väga julmalt, isiklikult, võib-olla isegi ähvardanud. Ja nüüd sa hakkad selle inimesega suhtlema, siis saab tõeks see, mida akadeemik Soomere mainis, et sellisest turvalisest kaugusest on hea teisele tuld ja tõrva kaela manada, teda igal viisil solvata, aga niipea, kui sa hakkad temaga rääkima, tuleb välja, et tal ongi mingi isiklik mure, temaga ei olegi räägitud. Ja sellepärast on üks asi, mida me saame kõik minu arvates teha. Et püüda lahkesti rääkida, arutada ka nendega, kes ei ole meiega sama meelt. Võib-olla jäävadki teist meelt. Aga mis siis? Ja ikkagi nii doktor Sarratsin kui professor Reinier tõid välja selle sama, et millegipärast avalik võim kardab mõnest asjast rääkida nii, nagu ta on, või mingeid andmeid avaldada, sest eeldatakse, et rahvas ei suuda saada aru, hakkab sildistama, paneb mõned inimesed näiteks usulise kuuluvuse või mis tahes grupi kuuluvuse tõttu teistest halvemasse seisu, mida ei tohi juhtuda. Ja seetõttu on avalik võim pea kõikides Euroopa riikides, nii palju kui ma tean, jätnud oma kohustuse austada rahvast ja rääkida tõtt ja ainult tõtt, alati, mõnikord täitmata. Ja siit on minu järgmine küsimus, et kas teie hinnangul on võimalik riigil, teadlastel, ajakirjandusel saada tagasi seda positsiooni, et neid on võimalik uskuda. Alati peab jääma kriitikat pimesi uskuma ei mõtle. Aga et kas on väljapääsu olukorrast, kus liialt paljud inimesed eeldavad, et kõik, mida riik ütleb, on niikuinii vale. Sest ma tean, et enamus, mida öeldakse, on tegelikult õige, aga piisab natukesest valest olulises valdkonnas, kahtlus poeb hinge, kui kiiresti vahele ei suuda minna
ei usaldata lõpuks tõenäoliselt sageli midagi. Aga ühesõnaga, kas on retsepti, et mida peaks riigivõim tegema selles olukorras, et ühelt poolt hoida inimõigused kaitstud, hoida iga indiviidi väärikust, õigust maailmavaatele, õigust usule, usuvabadust, arvamusvabadust. Et kas praegu on teil mingit retsepti riigivõimudele teie oma maal, võib-olla ka Eestis? Also ich habe ja selbst einige politische Erfahrungen gesammelt und ich hatte damit relativen Erfolg, dass ich da, wo ich die öffentliche Meinung jetzt beeinflussen wollte oder wo ich einfach eine Position gewinnen wollte, ich immer mal zunächst Fakten genannt habe, ohne sie zu bewerten. Und irgendwann ist es so, dass sich die Öffentlichkeit oder ein Teil der Öffentlichkeit oder ein Teil der Medien dann auch den Fakten öffnet. Aber ich hatte immer die Abwehr unter meinen politischen Kollegen, Fakten, die ihnen jetzt unangenehm waren, überhaupt öffentlich zum Thema zu machen. Das war eine aus meiner Sicht falsche Strategie. Im Übrigen gibt es für das Problem da keine Patentlösung, weil der einzelne Politiker wird immer als Partei wahrgenommen. Er mag noch so ehrlich sein, er genießt immer, weil er ja Partei ist und um einen Wahlkampf kämpft oder gekämpft hat, eine begrenzte Glaubwürdigkeit. Letztlich kann man die Gesamtglaubwürdigkeit nur dann erhöhen, wenn das Gefühl vermittelt wird, dass Fakten nicht unterdrückt werden und wenn die großen Medien auch kontroversen Fakten Raum geben. Ich frage mich oft, weshalb ich eigentlich überhaupt noch Zeitung lese, wo ich ja eigentlich alles im Internet abfragen kann. Ich habe für mich den Grund gekommen, weshalb ich noch Zeitung lese, weil in einer guten Zeitung ich auf Fakten stoße, nach denen ich von mir aus gar nicht gefragt hätte, oder ich auf Meinungen stoße, die nicht meine Meinung sind. Und dann gibt es also Reibungsverluste und Reibungsflächen. Und unter diesen Reibungen findet letztendlich Fortschritt statt. Aber wie ich schon sagte, der allgemeine Vertrauensverlust in die Medien wie in die Politiker ist natürlich auch hier eine Gefahr. Je réponds, je commence par vous indiquer un discours tenu par un homme politique qui pour moi a eu beaucoup d'importance sur le plan historique. C'est un discours qui a été prononcé en 1968, donc il y a longtemps, avril 1968. Un discours qui a été prononcé par un parlementaire britannique, membre du Parti conservateur. C'est un homme qui est passé à la postérité. Je ne sais pas si vous avez rencontré son nom, il s'appelait Enoch Powell. Enoch Powell était un parlementaire du Parti conservateur. Voilà. Et il a fait un discours important en 1968, un discours fondé sur les résultats des statistiques britanniques, en annonçant qu'il y aurait au Royaume-Uni et en Europe un problème important si on ne traitait pas tout de suite la question de l'intégration du multiculturalisme dans les modèles démocratiques. Il a été le jour même conspué par la BBC, par son parti, par tout le monde, et même les Beatles ont fait une chanson sur lui, et dans la chanson on entend bien « Dirty Powell » à plusieurs reprises, en lui demandant de partir, s'il le veut, de quitter le pays, c'est lui qui n'est pas le bienvenu. Donc il a été saisi par une espèce de tornade, et à partir de là, plus personne n'a osé poser la question. Ça, c'est le point extrêmement intéressant. Dans aucun pays d'Europe, on a pu tranquillement, rationnellement, de manière à la fois scientifique et démocratique, poser le problème. Je voulais rappeler cette tentative faite par Enoch Powell. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a des solutions. Une solution puissante, encourageante,
c'est la défense du pluralisme, de la liberté, et ce ne sont pas des mots, hein, la société civile, très concrètement les universités, les fondations, les journalistes. Je dirige une fondation, une petite fondation. On a réalisé cette enquête sur l'antisémitisme en France, de manière générale, et aussi l'antisémitisme chez les Français musulmans. Mais maintenant, j'associe des musulmans français aux travaux pour essayer de comprendre comment cet antisémitisme peut subsister, comment on peut le combattre, comment on peut le comprendre. Et il y a maintenant la possibilité d'intégrer, c'est une des clés bien sûr, d'intégrer des experts issus de l'immigration, concernés par ces études, dans les équipes des études. C'est une des clés. Et forcer, obliger en quelque sorte, contraindre l'espace public à reconnaître les résultats des enquêtes qui sont faites par des universités et des fondations, par des fondations seules, quand les universités ne veulent pas. Franchement, je n'aurais jamais pu faire cette enquête si je n'avais pas mobilisé une fondation. Aucune université française n'aurait accepté de faire cette enquête. Donc j'ai mobilisé une fondation, l'enquête a eu lieu, et je pense que maintenant nous allons pouvoir faire de nouvelles enquêtes, y compris avec l'université. Donc il faut un travail de la société civile elle-même. C'est ça qui contraindra les gouvernants et, je dirais, les représentants, au fond, à prendre en considération de manière éclairée, progressiste, constructive, des problèmes importants qui ne vont que s'amplifier. Je voudrais juste terminer en vous disant cela. Vous le savez, ce n'est pas quelque chose de très agréable à entendre. Le taux de fécondité en Europe, il est de 1,6 en moyenne. Je parle de l'Union européenne. En 2015, pour la première fois, il y a eu plus de décès que de naissances. Et donc les Européens ont désormais un solde naturel négatif. Ça ne changera pas. Pour des raisons démographiques, ça ne changera pas. Parce qu'il naît de moins en moins de femmes, évidemment, et donc il faudrait que les femmes qui naissent aient un taux de fécondité qu'on ne trouve plus dans le monde pour rattraper ce retard. Et donc la question qui se pose, c'est que nous aurons certainement en Europe un recul des droits sociaux, puisqu'il faudra adapter les systèmes sociaux au vieillissement démographique. Donc ça, c'est une première source de mécontentement qui va alimenter les partis populistes, fortement. Et nous aurons inévitablement, non pas moins d'immigrés, mais beaucoup plus. Beaucoup plus. Et ce sera une deuxième source qui alimentera la poussée des partis populistes. Si on ne prend que ces deux sources-là, on peut dire qu'à très court terme, il y aura de puissants mouvements de déstabilisation des démocraties européennes. Il est donc urgent de se réunir ainsi, de réfléchir, de produire des études, de sensibiliser nos gouvernants à l'échelle nationale comme à l'échelle de l'Union, encore une fois, puisque cet espace européen nous est commun et que les valeurs sont les nôtres. Aitäh! Meil on siin kuulajate seas täna minu endine hea kolleeg, Rootsi ombudsman Elisabeth Fura, kes oli pikka aega ka Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik. Ja ma tahaksin küsida Elisabethilt, kolleegilt õigusteadlaselt, kes on palju sellega varem kokku puutunud ja tegeleb nende teemadega ju tänagi, on suurepäraselt kursis nii teooria kui praktikaga. Kuidas teie selgitaksite usuvabaduse, arvamusvabaduse, õiguse olla võrdselt koheldud ja paljude teiste õiguste mõistlikku tasakaalu? Et palun sinna Elisabethile mikrofon siis ka. Thank you, Yle, for giving me the floor. I'm not one of those with a solid academic background, but I have some professional experience as a judge in the European Court of Human Rights. I was the judge elected in respect of Sweden,
And I have also worked as your colleague, the Ombudsman. And I think that in my experience from the court in Strasbourg, there is a lot of case law on Article 6, freedom of speech, and access to information. And I'm not going to give a lecture about that, but because I know that many of you are very knowledgeable in this field. But I think the underpinning principle in all of these important judgments is that freedom of speech is not unlimited. There is also limitations, but they have to be proportionate. And I think even more important is to recall that the freedom of speech must be predominant of freedom of views, to express your views, because there must be a dialogue. Someone here used the word friction, and I think that that's very important, because if there is no friction, if there is no dialogue, there will be no progress. And I think it was very nice to hear after these interesting presentations that there are ways ahead. There are solutions. We tend to see a lot of problems, and in my own country, Sweden, for a very long time there was a discussion with the label the corridor of opinions, åsiktskorridor. You were just allowed to express certain opinions, while other opinions or facts even were not allowed. And also now I find even more commonly the word fact resistance. I mean, if you consider the word only, it's really scary. So therefore I think it's really an important discussion you are keeping, and I really would encourage you to continue. And I just wanted to finish on a sort of a anecdote. Many of you, I hope, have read Astrid Lindgren's books, Pippi Longstocking, Pippi Picksock, or yeah. Yes. I was myself a big admirer of her, because she was a girl and she was very strong. She could carry her horse on her hands. Now, recently, several public libraries in Sweden have taken down or considering taking away this book. Why? Or these books about her? Because her father is a nigger king. And this is, of course, not politically correct. And for the same reason, the same librarians have taken away Tintin en Afrique, Tintin in Africa, because it's not politically correct. So please continue your good work. Thank you. Suur tänu, Elisabeth, see oli minu meelest väga väärtuslik ja peaaegu et kokkuvõtteks sobiv sissevaade neisse küsimustesse. Ja siin vaid kommentaariks selle kultuurilise konteksti erinevuse kohta. Et näiteks siin Eestis me kõik, kes me lugesime Pippi Pikksukka, vähemalt kõik need lapsed, keda mina teadsin ja kellega sellest juttu oli, mõtlesime just, et see on nii kihvt, see n-tähega tumedanahalist isikut tähistav sõna, et meie jaoks oli see midagi võluvat, eksootilist, tahaks ise ka olla. Ja nüüd ei tohi seda sõna öelda. Ja me jõuame ikkagi sinnamaale välja, et võib-olla see põhiline lahendus ja pääsetee meie kõikide jaoks on see, et ühelt poolt katsuda jõuda sinnani, et iga ühiskonna liige kannab oma hinge eest hoolt. Oskab arvestada teise inimesega, näha temas ligimest, ükskõik mis on tema nahavärv või mis tema usutunnistus on või mida tema arvab või millest tema poliitikas usub või lugu peab. Ja teiselt poolt, et kõik need, kes on valitud või seatud erinevatele positsioonidele, et need võtavad oma pühaks kohuseks ilusasti ja mitmekülgselt ja asju varjamata hakata asju seletama. Et tõenäoliselt see saksakeelne sõna on imeline, Totschweigen, surnuks vaikimine, olematuks vaikimine. Et tõenäoliselt see
annab soovitule kindlasti vastupidise efekti. See tegelikult võimendab kõike seda, mis on ära keelatud, sest tänapäeva ühiskonnas niisugust poliitkorrektsust jõuga kehtestada ei ole võimalik. See tuleb väga kiiresti välja ja tõenäoliselt ei tule siis välja mitte see, mis on see tõde või fakt või loogiline seos, vaid tegelikult see annab tulemuse, mis nagu pendel, mis on ühte serva viidud, lendab sinna teise serva. Ja siis me saame just selle, mida me tahtsime vältida. Aga nüüd, kallid panelistid, teile kummalegi 1 minut, kui te tahate seda kasutada. Je vais utiliser une partie de la minute qui m'est offerte pour remercier chaleureusement le traducteur qui a fait un travail remarquable, puisque j'ai eu, grâce à lui, la possibilité d'écouter les propos qui étaient tenus. Donc voilà, merci le traducteur. Je propose même qu'on applaudisse les traducteurs dans leur ensemble, si vous en étiez d'accord. Et simplement, sur le fond, c'est un point de vue très politique que je vais énoncer en quelques secondes, mais dans la période qui s'ouvre historiquement, on peut considérer, je le considère, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais je considère qu'une des solutions est de renforcer l'Union européenne comme puissance publique supplémentaire pour nous aider à surmonter ces défis et à y répondre efficacement. Mais pendant le même moment, il y a ces partis populistes qui cherchent, dans chacun des pays, à déconstruire l'Union européenne, à rendre difficile la coopération entre les nations, à faire reculer tout ce qui a été fait jusqu'ici. Et donc, dans les années qui viennent, on va devoir participer à une course entre la déconstruction de l'Europe, voulue par les populistes, et qui sans doute, en tout cas je le crois, serait catastrophique dans ses conséquences, et le soutien que l'on doit aux partis, aux gouvernants, qui vont chercher à favoriser la coopération entre les nations européennes pour permettre de faire face à ces grands défis. Il y a une espèce de course entre les deux forces, l'une négative et l'autre positive. Ja, erstmal in der Tat vielen Dank für die Dolmetscher. Ich habe alles wunderbar verstanden. Dankeschön. Zweitens zur EU. Also lieber Professor René, muss ich jetzt sagen, das ist ja gerade im deutsch-französischen Verhältnis das ewige Missverständnis, um das wir uns drehen, denn wir reden von Europa und wir meinen unterschiedliche Dinge. Und das sieht man ja wunderbar in der Krise rund um den Euro. Wir Deutschen haben die Vorstellung, dass die Franzosen bitteschön da solch eine Politik machen sollen wie die Deutschen, dann haben sie eine bessere Wirtschaft und haben auch weniger Defizite und haben auch keine Eurokrise. Und die Franzosen haben die Vorstellung, dass wir Deutschen doch bitte da mehr Geld überweisen sollen an die EU und dann werden sie mit deutschem Geld ihre Probleme lösen. Und diese Unterschiede sind da, ich habe sie jetzt etwas verkürzt. Und solange wir uns nicht über den Weg einig sind, meinen wir beide etwas Unterschiedliches mit Europa. Und das ist ein Problem. Danke. See on tegelikult arvamusvabadus. Nii, ja nüüd ma tahtsin küsida, et andke käega märku, kellel tekkis küsimusi, uusi arvamusi ja mõtteid. Väga hea, järelikult kohvipaus.